Oleme tulnud külla kassi kodusse. Kui palju teil praegu kass on? Võib öelda, et rekordarv 80 täiskasvanud kassi, kellest on hetkel broneeritud 2 ning 51 kassipoega, kellest on broneeritud 10. Ja kui palju te kasse siia ära mahutate? Praegu on, ütleme nii, et piirid juba ületatud. Tegelikult võiks neid olla siin vähem. Kassipoegadele püüame leida alati hoiukodu, et nad oleksid seal kuni päris kodu leidmiseni. Mitu kassi nüüd aasta jooksul teil kodu leiab? Võib öelda, et umbes 100, natuke peale, et muidugi oleneb, kas leitakse endale sobiv kass. Ja kas pigem võetakse kassipoegi või juba täiskasvanud kasse? Nagu ütlesin broneeringute juures, siis tundub, et kassipoegi tahetakse rohkem. Muidugi saab nunnutada, õpetada, mängida, et kassipoeg on ikkagi teistsugune kui täiskasvanud kass. Aga kellele nüüd sobiks võtta täiskasvanud kassi ja mis on tema koju võtmise eelis? Täiskasvanud kass on kastreeritud või steriliseeritud. Tal on tehtud vaktsiinid, ussirohud, ta on enamjaolt terve, kui ta siit ikkagi koju läheb. Ja asenduskodust räägiksime ka, et kui kauaks ja kuidas, et inimestel on jäänud tihtipeale mulje, et kui nad pakuvad asenduskodu, siis võib-olla see kass jääbki tegelikult neile, kui nüüd sellele kassile päris perekonda ei leita. Võimalusel muidugi otsime meie kassipoegadele asenduskodusid, hoiukodusid, et kassipojad eelistuse järgi on hoiukodus senikaua tõesti, kuni nad leiavad oma päriskodu. Sellele saab aidata kaasa hoiukodu muidugi, et ta teeb oma tuttavate seas reklaami ja proovib ka ise leida sobivat kodu. Kuid kui on mõni hoiukodu, kes soovib võtta mingiks kindlaks ajaks, siis kindlasti ka see on abiks. Kui inimesel tekkis nüüd tahtmine võtta omale siit hoiukodust kass, kuidas ja kuhu ta peaks pöörduma? Peaks pöörduma muidugi meie poole, et meiega saab kontakti Facebookist MTÜ Saaremaa lemmikloomade turvakodu, kus on olemas ka kasside pildid ja kui kass on hoiukodus, on alati ka hoiukodu kontakt all, et võib otse ühendust võtta ka hoiukoduga. Siis meile võib kirjutada saareloomad@saareloomad.ee või siis helistada 58 37 07 08. Või muidugi, kui inimesel on tuttav, keda ta teab, et tegeleb siin turvakodus mingi asjaga, et on siin vabatahtlik, et siis võib ka temaga esialgu ühendust võtta täpsemate juhiste ja info saamiseks. Ja kui nüüd inimesel on tahtmine kangesti ka aidata, aga kahjuks ei ole võimalik endal koju looma võtta, et millised variante abistamiseks veel on? Muidugi on alati oodatud uued vabatahtlikud, kuid nad peaks olema tõesti sellised, kes tahavad ka aidata, et see, et meil on nad vabatahtlike nimekirjas ja midagi ikkagi ei tee, et see meile mingit abi ei too. On alati võimalus rahaliselt toetada, mis on ka muidugi väga tähtis. Saab annetada siis laatade jaoks asju, õnneloosi auhindu või siis midagi müüki. Ja samuti on võimalik soetada omale meie kalender, et esilehel on siis kassid, kes otsivad kodu. Muidugi mitte kõik, nagu ütlesin, meil on ju väga palju kassi ja kõik kahjuks siia ei mahu. Ja kalendri hind on 10 €. Väga ilus kingitus või endale koju.